Hello! Ennekõike ilusat uut aastat teile kõigile. On 2026 ja ma olengi üritanud see nädal ennast natukene lihtsalt uuesti jõusaalis liigutama saada, et siis homme 5. jaanuaril algavat uue aasta restart väljakutset alustada 8 nädalast ja siis keha on juba natuke soojenenud sellest jõulupuhkusest. Ja ma mõtlesingi selle esimese uue aasta restarti teha rohkem siukse nagu istuva video, kus ma teiega lihtsalt lobisen. Kiirelt tahaks üle vaadata oma eelmise aasta saavutused ja siis natuke detailsemalt kategooriate põhiselt rääkida ja jagada teile, mis on mu uue aasta eesmärgid, sest iga aastavahetus minu ja Sass nüüd viimased mingi 3 või 4 aastat oleme hästi detailselt pannud oma aasta eesmärgid paika, erinevad rahalised eesmärgid, isiklikud eesmärgid, ärid, suhted, et just siuke nagu kategooriate põhiselt. Ja kuigi soovitatakse panna hästi konkreetseid, mõõdetavaid eesmärke, et sa saaksidki siis aasta jooksul tagasi vaadata neile ja võib-olla muudatusi teha oma käitumises või harjumustes, siis osad eesmärgid on mul ka natukene üldisemad, aga ma üritasin ka panna siukseid päris konkreetseid, mida ma saangi vaadata ja mõõta. Ja paljude inimeste arust on kindlasti uusaastalubadused nagu mõttetud. 5. jaanuar on esmaspäev nagu esmaspäev ikka, siis mina tunnen küll isiklikult täpselt just nendel aastaaegadel, näiteks enne suve mul on rohkem siuke motivatsiooni boost, siis aasta alguses mul on kindlasti motivatsiooni boost. Ja siis ma mõtlengi, et ükskõik kelle arust see on nõme, siis minu jaoks, kui see mind motiveerib, siis ma päriselt näen ka, et ma nendes perioodides ikkagi eesmärke pannes kuidagi täidan neid võib-olla tõenäolisemalt ja lihtsalt ongi lisaboost motivatsiooni. Nii et mul on siin oma old school märkmik, ükskõik kui palju ma ei ole ka igasugu online tööriistu üritanud kasutada, näiteks mingit Notionit ma olen üritanud ja ma olen isegi lõpuks mingi nädalaid või kuid seda järjest kasutanud, aga ma ikka tulen tagasi oma usaldusväärse, täiesti tavalise märkmiku juurde. Ja alustame siis sellest kiirest ülevaatest, et mis minu jaoks eelmisel aastal olid siuksed õnnestumised, suured saavutused minu silmis ja meeldejäävad hetked. Põhimõtteliselt üks suurim ja keskne teema ilmselgelt 2025 aastal oli siis rasestumine. Obviously, ma olen nüüd 7 kuud rase, 3. trimester, aga ma kuidagi alguses tundsingi, et see ei ole ju meie saavutus, et me tegime IVF-i, et see on justkui nagu teaduslik saavutus minu silmis, aga teisest küljest siis me arutasime Sassiga, mõtlesimegi, et aga meie see järjepidevus nii-öelda seda protsessi jätkata, et kui me tegime 3 korda IUI-d juba eelmine aasta ja olime ikkagi piisavalt väsinud ja nördinud ja löödud sellest kõigest, siis me ikkagi ei andnud alla. Mõtlesime, et okei, lähme järgmise sammu juurde ja see nii-öelda meie järjepidevus ikkagi viis meid sinna IVF kliinikusse ja lõpuks siis lõppes sellega, et me saime oma soovitud tulemuse. Esimese IVF ringiga ma rasestusin ja me oleme ka õnnelikud, kindlasti kõige siuksem suurem muutus meie eludes. Ja muidugi iga kord, kui ma seda ütlen, siis mu peast jookseb läbi ka naala, on ju, et selles mõttes ma siin videos ikkagi keskendun nagu positiivsele uue aasta eesmärkidele, et ilmselgelt kõige raskem asi eelmine aasta minu jaoks oli naala kaotus ja Sassi jaoks ka. Aga kui ma ütlen, et IVF oli nagu kõige suurem elumuutus, siis ma mõtlen just positiivsetest elumuutustest. Siis teine asi, mis oli väga suur muutus mul eelmine aasta oli see, et ma tulin palgatöölt ära. Mu esimene elus vist kuu täisealisena, kus ma ei töötanud palgatööl, oligi 2025 aasta veebruar. Ja kuna ma ikkagi teen ka sotsiaalmeediat mõnes mõttes nagu projektipõhiselt ärina, siis ma olin seda ka varem kaalunud, aga ma ei näe ennast kuidagi täiskohaga mõjuisikuna või sisuloojana. See tundub minu jaoks hirmutav ja ebastabiilne, et mulle tegelikult väga meeldis palgatöö stabiilsus ja turvatunne. Mul oli väga hea tööandja, mul oli väga hea palk, seega ma ikkagi aastaid kaalusin seda pikalt ja laialt. Aga kuna ma olen siukene ületõmbleja ja mis iganes, siis ma tegin ikkagi kõrvalt neid oma projekte ka ja ma tundsin lõpuks, et ma olen nii läbi põlenud, et võib-olla ka sellepärast ma ei rasestunud. Ehk siis see suur otsus ikkagi palgatöölt ära tulla toimus ja mõnes mõttes, kuigi see oli hirmutav ja ma hullult kartsin just eriti seda, et ma ju tegelikult üritasin rasestuda ja ma hoidsin sellest palgatööst nii kaua kinni, sest mul on ju ema palka vaja. Kui ma olen töötu, siis seda ei juhtu ja hullult muretsesin. Ja tegelikult ma ütleks, et see oli üks parimaid otsuseid, ma arvan, mis ma olen oma elus teinud. Ma kindlasti ei propageeri seda kõigile, aga lihtsalt kuna mul oli ka see äpi äriidee juba peas õitsemas ja tolleks hetkeks, kui ma töölt ära tulin, ta oli saanud nii-öelda suuremas osas valmis, siis tegelikult ma jätkasin nagu mingi muu projektiga, mis ei ole ainult influentsimine ja sisu loomine, mis minu jaoks on väga hirmutav ja ebastabiilne pikas perspektiivis. Mul oli mingi väljund ja teisest küljest ma ei pidanud enam nii suures mahus üle tõmblema, mis siis ma arvan ka aitas mul sellest läbipõlemisest lahti saada. Lõpuks ma rasestusin ja ma üldse ei välista, et ma kunagi palgatööle läheks tagasi. Siis kui laps on juba lasteaiavanuses, siis ma saan edasi otsustada, et okei, kas ma tahaks tööle tagasi minna. Ja ema palga osas ka me käisime sellel sotsiaalnõustamisel haiglas, on ju, mis paljud on
teist mulle kirjutanud, et kuidas ma selle sain. Ma lihtsalt guugeldasingi sotsiaalnõustamine rasedatele ja varem oli ITK lehel täiesti eraldi siuke teenus ja nüüd seda lehte enam ei ole. Ma ei tea, kas see inimene läks töölt ära või nad muutsid midagi, aga kui te soovite ka mingisugust sotsiaalnõustaja võib-olla konsultatsiooni just raseduseelset nagu emapalga ja kõige osas, siis võib-olla ITK registratuuri helistada ja uurida, et mis sellest teenusest sai. Igal juhul seal mulle saigi selgeks, et tegelikult kuigi ma aasta aega nüüd enne sünnitamist ei töötanud, siis seda sinu emapalk arvutatakse 2 aastat varasemast perioodist, nii et sisuliselt ma saaks ikkagi pool oma Breakwateris palka. Breakwateris mul oli väga hea palk, nii et isegi seal pool oleks täiesti piisav, et ära elada, baasarved ära maksta. Ja siis sellel hetkel ma saingi aru, et issand jumal, et miks ma nii kaua siis sellest kinni hoidsin ja põhimõtteliselt lõhkusin ennast selle suure koormusega, et ikkagi elu nagu kuidagi lahendas minu jaoks selle murega. Ja siis meil olid muidugi suured reisid, et Mauritiuse reis oli üks meie lemmikuid, mis oli meie jaoks selles mõttes suur saavutus, et me ei olnud kunagi talvisel ajal käinud. Talvel sa pead ju minema kaugemale, ehk siis on kallim, et minna. Mauritiusele me lendasime lausa mingi 24 tundi minu arust. Siis me olime seal peaaegu 2 nädalat, et see oli kuidagi siukene suur saavutus meie jaoks, uus kogemus ja meile väga meeldis see reis. Meil oli 5. pulma aastapäev, mis oli meie jaoks väga eriline. Algselt me mõtlesime ka, et kas teeme mingi suure peo või nagu pisema pulmapeo moodi asja uuesti, aga siis kuidagi jõudis selleni, et me lihtsalt tegime sõpradega reisi, mis oli ka väga armas ja eriline. Ja muidugi Viki ja Henriga saime teha viimase reisi enne siis seda, kui meil on oma laps, mis oli meie jaoks ka oluline. Need kõik reisid muidugi ma sain võimaldada endale palgatöö reisifondist kogutud rahast ja nii edasi. Et nüüd uuel aastal me kindlasti reisin juba lapse pärast vähe. Ja see esimene aasta ka palgatöölt ära tulles, et kindlasti ma ei saanud panna nii palju kõrvale. Me jõuame selle rahakategooriani natuke hiljem. Aga see tundus ikkagi mulle sellel aastal siuke saavutus, et me saime ikkagi need reisid ära teha ilusti. Ja sinu Trainäpp oli terve 1 aasta turul, aktiivne, toimis. Kindlasti nagu iga äpiga, ongi tihtipeale, kuna ma olen ise hästi perfektsionist, siis SAS peab mulle meenutama, et isegi kui sa oled kuskil Netflix äpis või sa oled Spotify äpis, ka seal on mingeid nuppe ja asju, mis vahepeal ei tööta või sa lähed närvi, midagi kiilub kokku. Miks ma ei saa laulu kergemini eemaldada oma playlistist, et samamoodi ka meie äpp on kogu aeg siuke arenev ja me kogu aeg parandame seda. Alati, kui keegi mult küsis aasta jooksul sõbrannadest või pereliikmed, et kuidas äpiga läheb, siis ma olin kogu aeg mingi, ma ei tea, ma ei oska öelda. Kogu aeg muretsen. Tundub, et hästi, aga ma ei tea. Kuidagi ma panen endale hästi suured lootused, aga nüüd, kui meil ikkagi terve aastaring sai täis, me nägime, kuidas terve aasta läks. Nüüd 2. aastaga me saame hakata mingit trende jälgima. Siis ikkagi ma olen uhke enda üle, et nii lahe. Meil on oma spordiäpp. Väga palju head tagasisidet tuleb sellest ka. Väljakutsetes osaletakse ülipalju. Meil nüüd homme hakkab uus väljakutse. Ja lihtsalt näha, et inimesed tegelikult kasutavad. See motiveerib naisi ja see on see, mis mulle tegelikult see motivatsioon oligi seda teha, et oleks piisavalt soodne, et sa saad ikkagi personaaltreeneri tehtud kava, mis muidu maksaks võib-olla 200 €, et ta oleks kättesaadavam, seega paljudel ei ole võimalus seda maksta või lihtsalt ei taheta, et siis see äpp on ikkagi kuupõhiselt palju soodsam, 14,90, aga piisav nii-öelda liikmemaks, et me suudaks treeneritele maksta, videograafidele, IT-inimestele, turundusele, et kuidagi seda head balanssi leida ja ma olen uhke, et esimene aasta vähemalt ma tunnen, et me tegime seda edukalt, et kindlasti me tahame järgmine aasta kasvada ja veel paremaks, aga kõik omal ajal. Ja viimane saavutus, mis mul oli kogu aeg kuklas, oli see, et mul hakkas autoliising läbi saama ja miks ma nüüd tahtsingi detsembris hästi hullult pingutada ka nende koostöödega, oligi see, et ma pidingi mõtlema, kas ma nüüd tahan võtta mingi uue suurema auto, mis tähendaks suuremat liisingut iga kuu, baasarved tõuseks, mida võib-olla kunagi ma oleks lihtsalt nagu automaatkäigul kohe teinud, et muidugi suurem auto, suurem kodu, kogu aeg üritad edasi, aga kas ma päriselt tahan neid suuri asju, et ma tunnen, et ma olen praeguse koduga rahul, et isegi kui ma kunagi tahaks kolida, ma ei tahaks suuremat kodu, ma tahaks võib-olla maja, et meil ei oleks naabreid kohe seina taga, aga ruutmeetrite mõttes meil on minu arust täiesti piisavalt ruumi, et ma ei unista suuremast kodust enam. Samamoodi autoga, et mul on täiesti hea suurus auto, kuhu lapse turvatool mahub, pagass on suur, auto töötab ainult 5 aastat vana, et miks mul on vaja kohe nagu edasi ja ma tahan seda mõtteviisi muuta. Ja siis ma kuidagi otsustasin mingi hetk, et äkki ma saan selle viimase autojäägi kuidagi ikkagi välja maksta. Ma panin selle endale eesmärgiks ja just aastal viimased kuud pingutasin hästi palju koostöödega, võtsin rohkem, kui muidu oleks võtnud ja saingi nüüd ka auto välja osta, mis oli eriti eelmise aasta koha pealt, kus ma ei pannud endale ühtegi finantsilist eesmärki tegelikult, sest et see ei olnud siukene rahakeskne või kogumispõhine aasta. See oli pigem aasta, kus ma pidin sammu tagasi võtma ja oma vaimsele tervisele keskenduma, et siis ka selle aasta jooksul ikkagi lõpuks see linnuke kirja saada, et okei, ma sain oma liisingumaksest lahti, et mu arved nüüd uuel aastal langevad selle võrra. See oli minu jaoks väga suur ja siuke mõnus, uhkust tekitav
saavutus. Kindlasti oli veel mingeid toredaid hetki, aga need olid need, mis ma kirja panin, mis ma kohe mõtlesin, kui me Sassiga reflektisime tagasi eelmisel aastale. Ja siis me hakkasime tegema oma uue aasta eesmärke. 2026 eesmärgid me panime siis 6 kategoorias. Need kategooriad on isiklik areng, pere ja suhete kategooria, füüsiline tervis, vaimne tervis, karjääri ja äri eesmärgid ja raha ja finantsid. Minu arust see kategooriatesse lahterdamine annab kuidagi võimalus natuke rohkem sügavuti oma elu üle vaadata ja mõelda, mis sa tahaks muuta või kuhu sa tahaks liikuda. Ja igas kategoorias siis on sükest võib-olla isegi 1 punkt, võib-olla natuke rohkem. Ja alustame siis isikliku arengu kategooriast. Isiklikus arengus on meil alati siis sellised mingisugused võib-olla hobidega seotud asjad, ma ei tea, tahad mingit keelt õppida või mingit kursust võtta. Ja iga aasta ei saagi olla igas kategoorias sükene eduaasta. Ma ka üldjuhul keskendun pigem võib-olla paarile kategooriale rohkem ja siis teistesse panen natukene vähem mõni aasta, et kui sa tunnedki, et sul polegi aega praegu mingi isiklikuks arenguks, sest et sul on mingi karjääri eesmärgid nii suured see aasta, siis see on täiesti fine. Aga minu isiklikud eesmärgid selleks aastaks oli esiteks ja kõige olulisemaks ja ma arvan üks põhiasi, mis ma tahaks see aasta enda juures muuta, on see, et ma saaks oma telefoni screen time'i alla 4 tunni päevas. Mõne jaoks on kindlasti see juba utoopiliselt kõrge, teiste jaoks vähe, aga ma tundsin see aasta, et peale rasedaks jäämist, sest siis mul oli see iiveldus, ma ei tahtnud enam raamatuid lugeda, ma lihtsalt istusin ja scrollisin ja eriti peale Naala surma kuidagi nagu süke põgenemine reaalsusest või see tahe olla kuskil mujal kui oma elus muutus selleks, et ma olin lõpuks 8-9 tundi telefoni screen time'iga iga päev ja võib-olla ajutiselt, eriti kui sa leinad ja kõik siuksed asjad, see ongi fine, aga ma tundsin ja tunnen, et see mõjutab mu vaimset tervist tegelikult. See telefoni scrollimine, mida mina teen eriti, on mingi TikToki scrollimine või Instagram Reelside scrollimine. See on siukene quick fix, samamoodi näiteks kui sa sööd hästi ebatervislikult, korraks see on ju ülimõnus ja väga tore, me saame mingi dopamiini laksu, aga pikas perspektiivis sa tead, et see ei ole sulle võib-olla hea seda sellises mahus teha. See muudab sind tegelikult pikas perspektiivis õnnetuks ja ma näengi nüüd, et kui ma nüüd rääkisin novembris vist, et mul on ärevust palju vähem olnud, siis ma tunnen viimaste kuudega eelmises aastas, et mul ärevust aega jälle tuli tagasi ja ärevus ja vaimne tervis ja depressioon ja kõik siuksed asjad. Need ongi siuksed nagu tulevad ja minevad asjad oma elus, millega me peame kogu aeg vaeva nägema, aga praegu ma tunnen, et ma olen sellega väga halvas kohas. Nüüd õnneks viimased paar päeva ma ütlen uue aasta motivatsioon, mis iganes, ma paningi endale telefoni ekraanile kohe, kui ma avan oma telefoni. Mul on päevane screen time seal ees ja ma lihtsalt keeldun minemast üle 4 tunni. Vaatame, mis mul praegu on. Praegu kella 9 päeval on mu screen time 59 minutit. Nii et not bad. Teine eesmärk selles kategoorias oli mul lugeda 2-3 raamatut. Ma eelmine aasta panin omale eesmärgiks 5 raamatut kuus, aga see muutus ka kõige sellega, mis mu elus toimus. Füüsilise enesetundega ja ma ei tea kuidas, aga lihtsalt see kadus, see soov lugeda ja nüüd ma üritan seda tagasi saada ja et olla endaga natukene võib-olla lahkem ja leebem, siis ma panin eesmärgi tunduvalt madalama, kui ma eelmine või üle-eelmine aasta oleks pannud. 2 raamatut kuus miinimum, isegi kui see ei õnnestu, that's fine, aga ma üritan. Ja see käib tegelikult ka käsikäes screen time'i vähendamisega, et mida rohkem ma lugesin, seda väiksem mu screen time oli, seda paremini ma ennast tegelikult vaimse tervise mõttes tundsin. Nii et see oli ka üks eesmärk, mis ma tahtsin kirja saada. Siis selles kategoorias on ka veel teha siukseid mittekulutamise kuid. Muidugi, kui mul on vaja, et ma ei tea, talvesaapal tuleb talv alt ära ja mul on talv õues, siis ma lähen ostan need talvesaapad, aga kui mul on juba 3 paari talvesaapaid ja ma lihtsalt näen mingeid ilusaid talvesaapaid 4, siis ma ei osta neid kohe. Mul on läpakas järjehoidja ribal tehtud siuke wishlist, soovinimekirja kaust, kuhu ma siis lisan erinevaid linke kuu jooksul ja järgmise kuu esimesel päeval ma võin need linkid läbi käia ja kui mul on ikka mingi südamesoov midagi sealt endale osta, et siis ma ostan selle asja. Aga vähemalt see on andnud mulle võimaluse korra analüüsida. Võib-olla paari nädala pärast ma tunnen, et tegelikult see asi ei olegi nii oluline mulle, aitab vältida emotsiooni osta ja justkui siis terve see kuu neid lihtsalt mingi ma tahan osta, ma ei tee. Ma teen neid ainult siis, kui on see 1. või 2. kuupäev, millal iganes ma selle eelmise kuu wishlisti läbi käin ja võib-olla kustutan sealt ka asju ära ees, mida ma enam ei taha või mis iganes, et see tundub ka siukene asi, et kuidas oma rahaga natukene targem olla. Ja 4. isiklik areng ka ratsutamise osas. Ma ei ole nüüd saanud 7 kuud ratsutada. Mul on oma hobune, ma väga tahaks ratsutada. Kindlasti see alalhoiu instinkt ja hirmud suurenevad peale sünnitamist. Täiskasvanuna ma juba tundsin, et ma kartsin asju rohkem teha ratsutamises kui lapsena. Ehk siis ma lihtsalt tahan leida sellist enesekindlust jälle, kui ma lähen tagasi, millal iganes see ka juhtub peale sünnitust, et mul oleks mugav ratsutada. Ma ei pane mingeid suuri eesmärke endale võistlustega millegi siukse koha pealt, vaid lihtsalt, et kuidagi leida oma beebi kõrvalt oma graafikus natukene ruumi ka seda teha, sest jällegi siis mul on screen time madala, kui ma tegelen oma hobusega, olen värskes õhus, ma
pole ennast kunagi nii hästi tundnud kui nendes hetkedes põhimõtteliselt vaimselt. See on tõesti nagu looduslik teraapia, nii et jah, see on ka isiklikus arengus üks punkt. Ma lihtsalt tahan sellele jälle alates suvest potentsiaalselt leida siis sihukese koha oma elus. Järgmine kategooria, pere ja suhted. See on võib-olla siis minu jaoks selle aasta suurim temaatika, et kindlasti lapse sündides ise olla sihukene kohal, mitte panna endale mingeid suuri eesmärke, et ma pean jõudma igal üritusel käia ikka, ma pean jõudma iga inimesega sama tihti suhelda. Lihtsalt mõista, et mu elu on muutunud, olla lapsega kannatlik, olla mu uue graafikuga kannatlik, saada aru, et sa ei saagi ega jõuagi teha nii palju asju lapse kõrvalt ja enamus päevad võib-olla sa ei teegi midagi, välja arvatud siis see, et sa oled ema ja hoolitsed oma beebi eest ja see ongi fine, sest selles eluperioodis see ongi su töö. Ma tunnen, et meil naistena on nagu nii suured ootused enda osas, ühiskonna ja kõige ambitsioonide mõttes. Ma lihtsalt tahaks olla kohal ja nautida seda eluperioodi, mis kindlasti saab väga raske olema, aga teisest küljest see on ka nii lühike aeg lapse elus. Et vähemalt lapse esimene eluaasta kuidagi leida sihuke kannatlikkus ja mõnus rütm. Siis muidugi paarissuhte osas ka, et see ka kindlasti muutub ja ma mõnes mõttes nagu kardan seda väga, aga lihtsalt, et jätkata seda meie avatud suhtlust, mis meil on väga hea, mille kallal me oleme aastaid tööd teinud, et me mõistaks üksteist ja kommunikeeriks, kui meid miski häirib või kui me soovime midagi teiselt inimeselt ja leida ka siis lõpuks lapse kõrvalt kas või minimaalseid hetki, kus me saaks üksteisel olemas olla ja lihtsalt säilitada seda attituudi, et me oleme tiim ja nüüd meie ühisel tiimil on see üks töö. Mitte, et ma ei tea, mina ja laps versus sass või sass ja laps versus mina, vaid mina ja sass versus laps. Ja mind ju need on täiesti ideaalsed eesmärgid, see, mis päriselu toob, seda ma ei tea. Ma ei ole naiivne, et kõik need eesmärgid ei pruugi nii minna, nagu ma loodan, aga lihtsalt see on asi, mille peale ma mõtlen ja üritan teadlikult tööd teha nende asjade kallal. Ja siis ma lihtsalt panin siia kirja, et oleks mingid mõõdetavad asjad, aga ma isegi ei tea ausalt öeldes, kas ma tahan neid teha, et näiteks aasta lõpupoole, kui meie laps on mingi 9-kuune, võib-olla mingi perereis, aga kas ma isegi tahan seda teha, ma ei tea. Lihtsalt ma panin selle praegu siia. Hetkel meil ei ole ühtegi reisi ostetud ega planeeritud. Võib-olla on mõistlik oodata, kuni laps on vanem, aga who knows, äkki selleks hetkeks ma olen nii hullunud ja mu laps on ülirahulik 9-kuuselt ja ma ei tea, tahame kuhugi minna, et siis maybe, aga ma jätan selle sihukeseks lahtiseks. Ja siis võib-olla paar sihukest väiksemat Eesti-sisest trippi, mida me saaks ilmselgelt teha, kas siis enne rasedust juba võib-olla või siis näiteks lapsega hiljem. Et suvel sihukene Eesti-sisene perepuhkus oleks ka tore. Ja siis me jõudsimegi füüsilise tervise kategooriasse. See on üldjuhul sihuke trenni eesmärgid minu jaoks, mis jällegi who knows, ma olen oma kehalises vormis väga veidras kohas, kus ma pole kunagi varem olnud, mu keha on muutunud. Panna mingeid eesmärke, et ma käin 5 korda nädalas trennis, see ei tundu realistlik minu jaoks praegu, aga et midagigi siin oleks. Ma panin ikkagi, et 2-3 trenni nädalas. Praegu ka, thank God, ma olen suutnud seda säilitada, et mu keha liigub, arst lubab ja ma käin trennis 3 korda nädalas, et see annab mulle raseduse ajal eriti kuidagi nii head energiat ja sihukest lihtsalt head enesetunnet, mida on vahepeal raske leida füüsilises osas rasedusega, on ju. Ja ma tahaks seda säilitada, et muidugi sünnitusjärgne periood välja arvata, taastumine mis iganes, et siis see ei ole absoluutselt isegi mingisugune mõte mu peas, aga kui ma olen taastunud sünnitusest, siis jälle ikkagi leida ka mingisugune trennirütm ja ma olen üsna kindel, et see hakkab olema siis kodune jõutrenn mul päris pikalt. Sest kui ma lapse kõrvalt isegi saaks kuhugi minna mingi hetk, siis ma pigem peaks valima ja prioritiseerima väljaspool kodu ratsutamist ja kodusiseselt loodetavasti näiteks lapse une ajal, mis iganes ma saaks teha lühikesi kodutrenne. Et Ulsi vaatab, see on mu igal juhul 2026 trenni eesmärk. Ja ma panin ka jalutamissoovi, et alates naelasurmast mul on mingi vaimne plokk. Ma ei ole, ma arvan, 2 kuud normaalselt jalutanud. On olnud üksikuid päevi, kus ma olen käinud, aga kas ma olen nautinud neid jalutuskäike? Kindlasti mitte, ma ei viitsi, ma ei taha, mulle ei meeldi. Aga jalutamine on ju üks parimaid asju meile põhimõtteliselt vaimsele tervisele ja füüsilisele ka, siuke mõnus low intensity aktiivne tegevus. Ehk siis ma tahaks seda tagasi saada, ma tahaks saada sellest nii-öelda traumast üle, et ma jalutasin ainult naalaga ja ma ei tahagi enam jalutada. Loodetavasti, kui laps tuleb ja ta on nõus vankris olema, et siis see muutub kuidagi iseenesest, aga praegu ma panin, et alates suvest ikkagi võiks olla vähemalt 3000 sammu päevas, mis võib tunduda inimestele, kes teevad 10K päevas mingi täiesti lolli mäng, aga minu jaoks praegu mul oli üks päev 80 sammu. Ma tean, et on jõulupuhkus, aastavahetuse periood, mis iganes, aga 80, Karin, come on, 80 sammu, see on põhimõtteliselt vetsu ja tagasi ja that's it. Järgmine kategooria, vaimne tervis. Nagu ma ütlesin, siis see suurenenud screen time on mind täiesti kuidagi pahasse seisu viinud jälle ärevuse ja kõigega. Ma tunnen kogu aeg mingit rahutust ja mingit sabinat enda sees ja see ongi lihtsalt normaalne, kui su aju kogu aeg töötab ja sul on kogu aeg mingi kiire info
mis käib su peast läbi. Nii et sellega peab tegelema ja vaimse tervise alla paningi, et lihtsalt parandada ärevust, et see on täpselt siuke üleüldine eesmärk, mida sa ei saa mõõta, et võib-olla see ei ole parim, et sa tahaks äkki panna, et korra nädalas analüüsida oma vaimset tervist või mingi siukse eesmärgi, kui sa oled rohkem siuke aktiivne mõõtja. Aga ma praegu panin lihtsalt siukse üleüldise eesmärgi endale, et loodetavasti, kui see screen time on üsna mõõdetav, siis vaimne tervis tuleb iseenesest järgi ja paningi, et vajadusel minna teraapiasse tagasi, mis ma siis palgatöölt ära tulles käisin ja aasta enne seda käisin ka paar kuud, kus mul oli ärevus ja depressioon ja mis iganes, et eelmine aasta mul oli lihtsalt ärevus natukene. Nii et ma üldse ei välista, et ka professionaalse inimese abi saada, sest vahepeal sa räägid kellegagi ja psühholoogid või terapeudid on siuksed üldjuhul vaoshoitud, malbed inimesed, nad tekitavad sinus kohe mingit rahu, nad panevad su mõtted perspektiivi ja siis see automaatselt kuidagi rahustab sind maha ja sa saad aru, et tihtipeale meie hirmud ja mured ei ole võib-olla põhjendatud ja tegelikult it's all good, nii et leida mingi tasakaal. Üks suur asi, millega ma olen ka tööd teinud juba eelnevad aastad, on lihtsalt seda enesekriitikat vähendada, oma mina kõnet, see, kuidas ma endaga räägin, kuidas ma endasse suhtun, seda lihtsalt hoida positiivsena, sest et ma olengi kuidagi õppinud, ilmselt vanusega ka, ma olen nüüd 34, ma olen kuidagi leppinud palju rohkem oma mingi välimuse või asjaga, et ükskõik mis ideaalvormis ma võiks olla, ma arvan, paljud meist, enamus meist, ükskõik milline sa ka välja ei näe. Ikka sa leiaks enda juures, ma arvan, mingi 2-3 asja, mis sa mõtleks, et see pole ideaalne, ma tahaks seda muuta. Et kui palju me oleme kuulnud oma mingi sõbrannasid või ma ei tea, sugulasi või kedagi ütlemas, et mingi 2 kilo võiks veel minna. Mingid siuksed asjad, mis me enda pähe paneme kuidagi, ilmselt ka ühiskonna ootused meile, olla alati mingid ilusad ja peenikesed ja mis iganes. Tunnen, et ma olen mitte ideaalselt küll, aga suht suures osas sellest kõigest lahti lasknud. Ma ei keskendu üldse oma kehakaalule. Raseduse mõttes ma pean ennast kaaluma, aga see ei ole nagu siuke ebatervislik keskendumine. Enne rasedust ma ei kaalunud ennast üldse. Juba mingi 2 aastat. Ma ei loe enam kaloreid toiduga. Ma lihtsalt olengi pannud endale eesmärgiks, et tead, mis iganes ma ka ei tee, nagunii ma ei hakka ennast kunagi vaatama, et ma olen ideaalne, aga ma olen enda jaoks good enough, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Et ma olen enda jaoks piisav sellisena, nagu ma olen, sest ma tean, et ma käin trennis ja näen vaeva endaga. Ma tean, et ma olen võrdlemisi tervislik, samal ajal säilitades ka mingi normaalse elu ja endale häid asju lubada. Seega mina oma silmis juba nagunii annan endast parima ja ma ei taha ennast kritiseerida. Ja uskuge mind, kui ma lähen oma 7 kuu raseda kõhuga hommikuti vannituppa ja vaatan ennast peeglist, nii kerge oleks ennast vaadata, et issand, mis vaal ja oh my god, mis mu keha, mis me kuuleme, paljud rasedad räägivad ka. Aga ma kohe üritan iga päev need mõtted ringi keerata, ma keskendun hoopis teistsugustele asjadele. Ma olen ülitänulik, et ma saan trenni teha, eriti peale 5 aastat viljadusteekonda, et mu keha kasvatab siin kõhus beebit ja ChatGPT sõnul, kui ma guugeldasin, et mis see rasedusaegne kaalutõus üldse on, seal oli mingi lootevesi kilo, platsenta kilo, su emaka, see paisumine lisab mingi kilo, su mingi verevarustus suureneb, su, ma ei tea, rinnad suurenevad ja see rasvkude oli seal kõige lõpus mingi pisikene kogu. Ehk siis kõik see paisumine tegelikult on lihtsalt looduslik ja loomulik ja eriti nüüd ma ei taha ennast halvustada. Nii et lihtsalt olla sükene positiivsem. Aru saada, et ma ei peagi enda arust olema mingi ideaalne supermodell, aga vähemalt viimasel ajal ja viimastel aastatel ma olen rohkem selleni jõudnud, et ma olen enda jaoks piisav. Et kindlasti siin viimased kuud on kõige raskemad olla positiivne, aga seda enam ma pean natukene vähemalt proovima. Et kui nagunii eos talvel pimedal ajal, mis iganes me tahaks olla negatiivsed, siis me peamegi üritama, panema mingi eesmärgi ja loodetavasti see enamus päevadel õnnestub. Ja 2 viimast kategooriat on siis karjäär ja äri ja raha ja finantsid. Nüüd ilmselgelt, kui ma lähen sünnitama see aasta mingi 3 kuu pärast, siis ma ei saa panna seda oma mingi karjääri aastaks, on ju, see oleks ebarealistlik, aga ma ikkagi iga aasta üritan natukene midagi siia panna ka. Eelmine aasta minu arust ka panin lihtsalt, et äppi käive oleks mingisugune X summa ja ma mäletan veel eelmine aasta vahetus, kui me selle summa paika panime sassiga, siis see tundus meile mingi suht naeruväärne, utoopiline, liiga suur summa ja aasta lõpuks me analüüsisime, me ei täitnud küll seda summat, aga me täitsime mingi 4/5 sellest summast. Ma olin mingi, mis asja, et nagu ikkagi mingil määral see manifesteerimine ja eesmärgi seadmine võib-olla toimis. Muidugi sinna läks kogu aasta töö ja kõik see ka, aga lihtsalt lahe oli ikkagi tagasi vaadata, et mis me tolles ajahetkes nagu unistasime ja mõtlesime ja mis see lõpuks reaalsus oli. Eks ma paningi siia karjääri ja äri kategooriasse äpile jälle selle täpselt sama käive, mis me unistasime eelmisest aastast. Nüüd me lähme ju aasta edasi
šanssi, et äkki siis me saame teha niimoodi, et 100% täidame selle käive. Muidugi käive ei tähenda kasumit, on ju. See võib ka tähendada seda, et seda käivet saavutada, sul võivad ka kulud olla suuremad, et tihtipeale ongi, kui ma tahan teha äpis mingeid ülilahedaid väljakutseid, mis inimesi sisse tõmbavad, näiteks see detsembri 20 päeva väljakutse oli selles mõttes lahe, et seal oli nii palju erinevaid trenne, aga mida see tähendab, on see, et sa maksad ka treeneritele palju rohkem, sest nad teevad palju rohkem trenne, nad filmivad sisse palju rohkem trenne, videograafile maksad rohkem. Et tihtipeale see, et saada seda head tulemust, sa pead ka sisse panema rohkem, aga alustava ärina ma ikkagi tunnen, et nagu sinna sisse panna ja selle kallal tööd teha, et see on oluline. Nii et need esimesed aastad, ma arvan, ongi lihtsalt siukene trial and error ja lihtsalt anname endast parima, et seda sisu hoida põnevana. Ja eelmine aasta kõige popim väljakutse, mis meil oligi 6 aasta restart, mis nüüd hakkab homme, 5. jaanuaril, isegi kui sa vaatad seda hiljem, siis tegelikult sa saad liituda millal iganes sa tahad, sa ise lihtsalt paned, et liitu programmiga ja valid kalendrist siis kuupäeva, millal sa alustada, aga sisuliselt see kestab 8 nädalat. Kui ma analüüsisin, et miks see just eelmine aasta nii populaarne oli ja see aasta ka me näeme juba liitumiste poolest, et see on üks populaarsemaid üle pika aja, on ikkagi see, et see uus aasta annab inimestele motivatsiooni. Tihtipeale, kui aasta alguses sa kas või üritad mingeid aktiivseid harjumusi endas tekitada, siis need harjumused ka säilivad ja see annab su tervele aastale siukse hea tervisliku alguse ja tõuke, et sa kui kohe aasta alguses teed midagi, saavutad midagi, tõestad endale midagi head. Ehk siis ma olen väga elevil, et ka seda alustada. Ilmselgelt mina seda tava jõukava ei tee, meil on ka rasedate kavad äpis, et ma teen seda rasedate kava lihtsalt, aga see kestab ka 8 nädalat ja ma alustan samamoodi homme. Ja uue aasta restardis on siis 3 treeningpäeva, on esimene kuu aega, mis on siukene mõnus sisseelamisperiood ja siis 5. nädalal, mis on siis järgmine pool väljakutsest, lisandub ka 4. treeningpäev, mis siis annab veelgi rohkem seda tõuget veel ka väljakutse lõpus, kui su keha on võib-olla juba 3 trenniga harjunud, et lisame natuke intensiivsust, et sa ikkagi tulemusi näeks ka lõpupoole, aga teisalt see ei ole too much kohe liiga vara, et sa kohe põled läbi, et minu arust siukene hästi hea tasakaalukas väljakutse, mille siis ka meie personaaltreener Kerli on loonud äppi. Ja sa võid jõusalist teha, sa võid kodutrenne teha, kodutrennidel on vaja ainult väikseid hantleid. Ja nende eriväljakutsetega, mis on meil siis 3 korda aastas, on ka väljakutse lõpus siis sponsorid pannud välja auhindu, mis me siis loosime kõikide äppi kasutajate vahel. Ja seekord on 6 suurt auhinda. Meie äppi toitumisnõustaja Aile on pannud välja esimese auhinna, temaga siis tunniajane erisessioon, toitumisnõustamine. Siis Veesembek Metsamajas on 2 söödmajutust ühele võitjale. Siis Louvre Cosmetics brändilt on 100-eurone kinkekaart, millega saad ise valida, mida iganes soovid enda e-poest. Slim salongilt on 100-eurine kinkekaart, millega saad ise valida, mis teenuseid võtad neilt. Siis Linea Shop, naturaalsed juuksehooldustooted, nende e-poest 100-eurine kinkekaart. Ja viimane võitja saab siis 100-eurise Samui massaaži salongi kinkekaardi ehk siis massaaži minna, nii et päris head auhinnad on. Väga palju on seekord lihtsalt summalisi kinkekaarte, mis on minu arust lahe, et siis võitjad saavad siis ise valida, mida nad soovivad nende kinkekaartidest seal soetada või teha. Ja need auhinnad lähevad loosi siis kõikide äppi aktiivsete liikmete vahel selle 8 nädala lõpus, mis annab võib-olla natuke sükest lisamoti, et okei, ma ikkagi olen aktiivne, ma teen 8 nädalat. Esiteks lihtsalt, et olla tervislik, tõestada endale asju ja teiseks, kui ma seda teen, siis mul on võimalus ka auhinnaloosis osaleda. Siis karjääri ja äri mõttes mul on ka veel see koostööde eraldi äri, mis mul oli juba mingi 5 aastat enne äppi. Seal ma samuti panen iga aasta mingisuguse käive eesmärgi, aga see on tunduvalt pisem kui äpis. Ja seda ma pean ka täiesti jooksvalt vaatama, et kuidas ma lapse kõrvalt jõuan või tahan, aga kes eesmärki ei pane, see seda ei täida nagunii. Nii et jah, igal juhul mõlema äri jaoks ka mingisugune eesmärk natukene, kuigi ma ei saa olla mingi karjääripõhine inimene see aasta. Ja viimane eesmärk ongi, et see eriti just äpp funktsioneeriks ka ilma minuta. Ma pean tõesti mingi periood olema natuke passiivsem ja eemal rohkem kevadel ja suvel. Mul nüüd uuest aastast ongi plaan mõeldud välja, et mul on abikäsi, mul on sotsiaalmeediatüdruk ja projektijuht, kes siis hakkab kõiki kavasid koordineerima, üles laadima. Ja meil on ka digiturundusagentuur, ehk siis mul on abikäsi, kes tegelikult sisuliselt kõige eest hoolt saavad kanda ja ma ei tahagi ise beebi kõrvalt muretseda, on ju. Kindlasti ma olen alati äpi tegemistega ülikursis ja kohe, kui mul vähegi on mingit soovi ja võimalust, ma naasen ka rohkem nagu hands-on töö juurde seal, aga lihtsalt jah, ka natuke emapuhkust nautida. See on ka mõnes mõttes karjääri eesmärk. Ja viimane kategooria, mis siis eelmine aasta mul põhimõtteliselt oli olematu, ongi raha ja finantside kategooria. Nagu ma ütlesin, siis iga aasta ei saa olla igas kategoorias mingisugune põhirõhk ja kui ma teadsin, et ma olen esimest aastat töötu, siis näiteks
kõiksugu mingid säästud või siuksed säästmisharjumused, mis mul olid palgatööl, ma pidin ära lõpetama. See kogu aasta sisuliselt oligi siukene nagu vaimsele tervisele keskenduva aasta rohkem läbipõlemisest lahti saamine. Ma tegelesin küll mingite asjadega, aga ilmselgelt see raha ja finantsi osa ei olnud nii tugev, et ma saaks mingi 3. pensionisambasse iga kuu panna, ma ei tea, investeerida iga kuu, reisifond, meelerahufond, nagu kõik siuksed asjad mul olid täiesti nullis eelmine aasta. Aga ma kuidagi mõtlesingi seda, et üle-eelmine aasta me kolisime, see oli väga suur väljaminek. Järgnevatel aastatel ma saan uuesti rohkem säästa, et kui ma see aasta ei saa säästa, see on fine. Ma hoolitsengi selle eest, et ma ei oleks lihtsalt läbi põlenud, et miks ma olen läbi põlenud ainult selleks, et ma saaks teha neid sääste, on ju. Ja ma tunnen, et see toimis ülihästi, sest et nüüd ongi see autoliisingu jääk, oli küll pisem summa, aga ma sain selle nii-öelda koostöödest ära maksta, et see oli siis mu ainuke nii-öelda sääst eelmine aasta. Ja nüüd uuel aastal ma tunnengi, et üks asi, mis mul nii head tunnet tekitab, ongi see, et mul ei ole enam seda liisingumakset, mis oli peaaegu 300 eurot iga kuu, et mõelge, kui suur amps see on mingi arvetest nagu 300 eurot, mis mul enam ei ole iga kuu uuel aastal. Ja teine asi, mis muidugi ei olnud mu mingi südamesoov kunagi, aga naala peale tegelikult ka ma vaatasin oma eelarvetabel, läks keskmiselt 400 eurot iga kuu. Naal oli haige, tal olid kallid allergiarohud, mis olid 200 eurot iga kuu, siis tal olid mingid ravikrõbinad 100 eurot iga kuu, siis lõpus tal olid veel mingid hormoonid, mis maksid, on ju, ja iga kuu või 2 tagant ka mingi arstivisiit, ehk siis siuke keskmine summa kuus 400 eurot, on ju. Ilmselgelt, kui ta oleks täna meiega, mul oleks hea meel ja ma maksaks seda ja see ei ole isegi mingi küsimus, on ju, aga kuna läks nii nagu läks, siis uuel aastal ma avasin jälle oma eelarvetabeli, mida ma ei olnud täitnud peaaegu aasta aega, sest mul oli eelmine aasta ka pigem siukene stress seda vaadata ja mõelda, et okei, kas ma ikka saan hakkama. Seega ma ei tahtnud mingeid eesmärke endale panna ja see eelarvetabel kuidagi oli vastik minu jaoks, kuigi tegelikult, kui sul on kitsam eluperiood rahaliselt, siis sa peaks just eelarvet pidama, on ju, aga tihtipeale siis me just tunneme vastikust selles osas ja me ei taha, sest sa nagu täidad seda ja sa tunned, et nagunii alati jääb kuskilt puudu, on ju, tekitab siukest vastikut emotsiooni. Siis nüüd raha ja finantside osa pealt ma paningi esimene eesmärk, et ma peaks pidama igakuist eelarvet jälle. Ja ma märkasin ka, et miks see tekitas minust nii trutsi võib-olla, sest ma alati ostsin kuskilt Etsist või kuskilt, ma olen näidanud varasemates videotes ka mingid hästi siuksed mingi valemitega ja fancy'd eelarvetabelid ja seal on mingid 1000 lahtrit ja kategooriad ja siis lõpuks sa oledki mingi, see tundub pigem nagu liiga keeruline ja ma ei viitsi seda täita kogu aeg. Seega ma tegin see aasta endale mingi lihtsa. Ma kohe näitan teile ka ja ma jätan selle siia video alla ka täiesti tasuta failina. Et kui sa otsid endale mingit ülilihtsat tabelit, nagu tõsiselt lihtsat nullvalemiga lihtsalt mingi baastabel, et sul oleks ülevaade iga kuu, siis see tabel on sulle. Siis ma tahtsin lihtsalt seda harjumust, et jälle oma kulusid kirja panna ja eelarvet pidada, taastada. Ja kuna nüüd mul 2 suurt väljaminekut, mis olid siis auto ja naala eelmine aasta veel, sisuliselt kadusid ära päevapealt, siis mul ongi nende arvelt nüüd jälle võimalus ka säästa. Ma panin endale ka mingisuguse X summa, mis ma tahaks meelerahufondi taastada, siis investeerida oma indeksfondidesse, kasvukontole ja 3. pensionisambasse. Et see ei pea isegi olema mingi suur asi, see võib olla mingi 15 eurot kuu, 20 eurot kuu, mis iganes, aga jällegi, et sul on mingi eesmärk ja need ongi mu ainsad rahalised eesmärgid see aasta, et lihtsalt natukene taastada oma sääste ja lihtsalt olla eelarvega tubli. Ja ma näitan teile seda eelarvetabelit ka kiirelt, lihtsalt, et te näeksite, kui lihtne see on. Ma tegin ainult 2 sheet'i. Üks on siis eelarve ülevaade, mis iga kuu, vaatame siis nüüd jaanuaris, ma vaatan kuu alguses üle, mis mu selle kuu nii-öelda väljaminekud võiks olla, sest äkki siin midagi muutub, äkki mingi järelmaks saab läbi mis iganes, et seda iga kuu alguses natuke timmin. Aga sisuliselt saan kõigepealt oma sissetulekud üldse panna kirja, kui sul ongi lihtsalt palk, üks palk, sa panedki selle kirja, äkki su, ma ei tea, vanaema annab sulle veel raha ja võib-olla müüsid, jagas veel mingeid riideid, et kõik siuksed asjad kirja panna, et sa teaksid siis, et palju sul tegelikult see realistlik summa on, millega sul on mängida iga kuu ja siis hakkad vaatama, on ju, mis need arved on iga kuu. Ja muidugi mingid non-negotiable baasarved me peame alati kirja panema, näiteks mingi üür või laen, kommunaalid, telefoniarved, internetiarved, mis iganes meil võivad olla. Võib-olla kui teil on mingi autoliising, siis see kindlasti kirja, bensiin, on ju, ma ei tea, lasteaed, lastetrennid, võib-olla mingid järelmaksud, elukindlustused ja siis muidugi söögiraha, kuhu hulka ma ise arvestan ka tavaliselt lihtsalt igapäevakulutused, majapidamistarved ja nii edasi. Ja ideaalmaailmas, kui jääb üle ka mingisugused säästmised, on ju, aga nagu ma ütlesin, kui sul seda ei ole, ma ei tea, mingi aasta sa ei saa sellel keskenduda, siis lihtsalt sa ei saaks seda teha, on ju. Aga oletame, et sa saad ja lõpuks siis ongi mingisugune vari ja
mingid, ma ei tea, üritused, laps läheb sünnipäevale, sul on 15 eurot vaja ümbrikusse panna, kõik siuksed asjad ka planeerid ikkagi ette nii palju kui võimalik. Ja siis ma näengi siin, et okei, arved on kokku nii summa, sissetulek on see ja loodetavasti siin jäägi lahtris siis midagi miinusesse ei jää. Kui jääb, siis ma pean hakkama üle vaatama, on ju, et okei, ma ei saa säästa äkki või mis iganes asju mul on võimalik vähendada, natukene vähendada, et me ei läheks kuidagi miinusesse, ei peaks kuskilt laenu võtma, mis iganes. Ja siis mulle meeldib ka nii-öelda ära lahterdada, et kust sissetulekust ma midagi saan katta. Enamus muidugi me alati katame oma palgast, on ju, ma arvan. Ehk siis iga kulu ma panen nii-öelda teatud näiteks lahtrisse, palgalahtrisse, ma näen, et okei, siin ma saan need kulud nulli. Siin ma näen veel, et palgajääk on veel nii palju ja lihtsalt tean, et kohe kui palk üle tuleb, siis ma vaatan siit üle, et mis ma saan nii-öelda siit kohe arvestada. Ja lõpus näen, et okei, mul on vaja 150 veel, aga 72 on alles. Siis ma panengi siit 72. 75 ja 3 on veel vaja, see siis läheb, ma ei tea, jagariietest või mis iganes see sinu jaoks võib olla. Kui sul on ainult üks sissetulek, siis kustutad need ära ja that's it. Aga ma praegu jätan need siia lahtrisse. Et siis ma tean, et okei, kõik mu need nii-öelda kulud on mingisuguse sissetuleku kategoorias ära kaetud. Ma praegu kustutan need ära, lihtsalt, et siis kui te endale tahate kopida, siis teil ei ole siin midagi. Aga ma panin ka, et kopeerige see endale, sest ma panin oma mingi Google Sheet lingi siia, et kui te hakkate seda muutma, siis kõik näevad teie andmeid, nii et kopeerige see endale Excelina või Google Sheeti, on ju. Igal juhul see on see ülevaatlik kuuvaade. Ja siis, kui me lähme siia nii-öelda igapäevastesse kuludesse, mis me hakkame kirja panema, et me saaks ikka silma peal hoida, et me ei ole igapäevaselt üle läinud nendest eesmärkidest. Samamoodi need samad lahtrid, mulle lihtsalt meeldib alati see söögiraha, mis on suht igapäevane, jätta esimeseks, sest seda me täidame kõige tihedamini, et üüri või laenu me ju maksame ainult ühe korra, on ju. Igapäevane asi on siin ees ja siia eelarve lahtrisse täidan siis siit samast eelmisest sheetist oma need eesmärgid, mis mul siin on. Ehk siis 450 oli see laen ja nii edasi. Ja kui sinu jaoks need lahtrid on mingid muud, siis lihtsalt muudad need ära nii siin, paned oma numbrid, on ju, ja samamoodi siin paned oma numbrid ja hiljem sa saad lihtsalt kopida, dubleerida uueks kuuks ja nii edasi. Ja siis, kui ma hakkangi siin näiteks, oletame, ma käin 1. kuupäeval poes, mul läheb mingi 32 euri, siis ma panen selle kohe siia kuluna kirja. Ma ei pea seda isegi iga päev täitma, võib-olla see tundub tüütu, aga ega me tegelikult ju tavainimestena ei käi nii palju poes või isegi kui see iga päev käib poes, see on 7 sissekannet nädalas tabelisse. Tüüri ja süksid asju me maksame korra kuus. See ei ole tegelikult minu arust nii deep neid asju siin täita. Ja siis ma näengi, et okei, mu eelarve oli 300. Praegu kuu jooksul ma olen 32 ära kulutanud, ehk siis mu jääk on 267. Ja oletame, kui ma näiteks mingi üüri maksan veel ära, on ju siin, siis ongi okei, selles kategoorias mu jääk on 0. Ma ei tohi selles kategoorias enam midagi kulutada. Või oletame, mul see varija saab täis, mis ta meil oli siin 150, oletame, et ma olen kuu jooksul juba 150 kulutanud, siis tegelikult kõiksugu, ma ei tea, varija kulutused, me peaks, kas siis ma ei lähe sinna üritusele, on ju, või siis ma äkki saan söögirahast midagi näpistada, või siis ma äkki saan mingisugused riided jätta järgmisesse kuusse. See aitabki lihtsalt silma peal hoida sellel, et me ei läheks oma kulutustega üle liiale. Mul on ka olnud eriti eelmine aasta siukseid momente, kus reaalselt kuulupus on nagu 0 euri, on ju. Ma arvan, meil kõigil on elus olnud siukseid hetki, et sa elad palgapäevast palgapäevani. Aga minu arust parem, et sul on seal 0, kui et sa üldse ei planeeri ja sa hiljem oled siukses kohas, kus sul mingisugune arve on maksmata. Võib-olla sa pead laenu võtma, ehk siis sa liigud endaga nagu miinusesse, kus sul hiljem siis on vaja ära maksta nii see miinus, pluss siis see vajaminev summa, mis sul enne oli vaja. Lihtsalt ennetada siukseid momente. Igatahes ma jätan selle tabeli siia, kui keegi soovib, siis võite endale kopida. Nagu ma ütlesin, täiesti kõige algelisem eelarvetabel maailmas, aga minu jaoks see tundub nagu koht, kus alustada. Lihtsalt reaalselt otsa vaatamine oma rahaasjadele. Nii et jah, need on mu 2026 eesmärgid. See oli üsna pikk video. Ma loodan, et teil ei olnud igav, aga ma mõtlesin ka, et neid, keda huvitab, need vaatavad nagunii ja neid, keda ei huvita, nad ei oleks ka vaadanud siis, kui see oleks olnud mingi cool nädalavlog. Järgmised uue aasta restart videod on kõik nädalavlogid, nagu tavapärane. Ma näitan teile, kuidas ma trennis käin, mida ma süüa teen, kuidas mu see rasedus kulgeb veel lõpupoole. Aga kindlasti üritan ka sellest Sinu trenn väljakutsest kinni pidada. Alustada seda 2026 aastat järgnevad 8 nädalat nagu motiveerituna ja tublina ja. Aga tänane podcast on läbi. Ma loodan, et teile meeldisid need minu eesmärgid. Ma loodan, et see kuidagi motiveeris kedagi või lihtsalt oli tore kuulata ja ma näen teid järgmises videos, mis on juba siis uue aasta restart osa 2, aga esimene päris challenge'i nädal. Nii et näeme siis. Tšau!